Tere päevast, olen saabunud ühte oma lemmikkohta ehk siis Puigcerdaasse. Kuna see hotell, kus ma viibin, on mul praktiliselt juba teine kodu. Ma käin siin pidevalt, sest on odav ja hea. Siis tütarlaps, kes oli valvelauas, tundis mul midagi ära juba. Tere tulemast koju, eks ju. Ütles, et kuule, et tahad nagu paremat tuba või? Mõtlesin, et kui sama hind on, miks ka mitte. Ja sellepärast, et jah, sama hind, jah. Natuke peab ootama, koristatakse. Läksin baari, tegin väikese veini. Nüüd olen sellises väga suures toas. Ma tean, mis need hinnad tegelikult on, nii et tütarlaps tegi mulle üle 200-eurose kingituse. Aga mida arvab sellest Zebra? Zebra on eufoorias, sest tema on teatavasti selline alandlik Made in China mänguasi. See oli kunagi suure lastilennukiga Hiinast, siis teiste Zebrade seas pimedas, külmas lastiruumis. Nii et ta on väga kõva reisija, ta on nagu väga suure volatiilsusega, et ta tuleb lastiruumis, jääkülmas lastiruumis ja siis ta on äriklassis salongis ja ta käib kõikjal. Ta on nagu mina, ühesõnaga. Vapper Zebra. Ja see on jah, et nii et inimesed tasub elada alati samas hotellis, sest öeldakse, et võta parem tuba, meil on niikuinii vaba ja muidugi praegu on siin madal hooga, kedagi ei ole, aga kui ma tavaliselt oleksin paar inimesele toa, siis ma sain isegi selle kõige ühese ma sain erihinnaga, et üheses ma maksin 49 pluss 66 senti öös seda turismimaksu, eks ju. Nii et 148 eurot 98 senti läbi Agoda, läbi Bookingu. Selles ma saan mõned kärnased Air Baltica punktid ka, kui need üle kandu, sest aeg-ajalt nad ei kandu üle. Ja nii et veelgi natuke alla, mõned eurod veel alla. Ja siis tüdruk ütles, et kuule, võta see duubel. Nii et ma olen nüüd 3 ööd nagu väga luksuslikes oludes. Tavaliselt duubel on mingi 120 ööd midagi sellist. Nii et jah. Nii et Jumal tahab, et ma siin oleksin. Jumal tahab, jah. Nii et inimesed, moraal. Elage alati samas hotellis. Siis hakatakse teid ära tundma, siis te ilmute kohale, ütlete alandlikult tere ja teile antakse kalli toa võti. Ja maksuda sellest ei pea. See on vist upgrade, jah. Aga muidugi ma panen alati 10-10 hinde ka, mis on õiglane hinne, sellepärast, et see on 10-10 minu jaoks hotell. Ta on puhas, ta on mugav, ta on soe, internet on väga hea, kiire. Ma ei suuda nagu millegile kurta siin. Pole nagu kurta millegile. Muidugi ma mõtlen, ma võiksin sinna Sheerbecki parki, sinna tiigi äärde, mõnda villasse elama minna, aga milleks? Mulle meeldib rohkem sellises hotellis, kus ei ole väga palju turiste. Ja kus ei ole eriti peen olemine. Nii. Aga vaat. Et miks ma siin Kataloonias käin, sellepärast, et miks ma Kataloonias elama kolisin ja 2004 ja elasin 12 aastat ja siis kolisin tagasi. Eestis mul on selline tunne, ma olen Eestis nagu mingi pulstunud ahv. Et mõttetu pulstunud ahv, kes võiks ennast üldse jalgupidi üles puua. Ma ei tea, miks see nii on, aga põhimõtteliselt ma ei ole nagu vastu, keegi mind pulstunud ahviks peab, sest mina pean ka inimesi pulstunud ahvideks ja keegi peab mind ka ja see on normaalne. Aga ma olen vastu sellele, kui inimesed on muutunud selliseks häguseks. Et nagu teevad ühte, aga väidavad teist. See on narratiiv ja tegelikkus. Hea näide on see, et keegi, kes peab sind pulstunud ahviks, sa pead temaga minema koos välisreisile ja siis on tärsku su parim sõber. Sest ta kardab üksinda välisreisile olla, sellepärast. See ei lähe mitte. Aga kui ma tulen Katalooniasse, ma tulen ennast paremini kui Eestis. Ma ei ole pulstunud ahv, ma olen kena inimene. Minusse suhtutakse hästi, väärikalt. Muidugi ühistransport on muidugi karm siin, sest siin on see ikkagi see kultuuriliselt sobimatu massimigratsioon toimunud kahjuks. Jah, kui sa näed, et tuled hommikul, eks ju, oled ühistranspordis ja siis on su ümber selline narkopilv. See pole nõrkadele. Aga mis on ikka. Ma ütlesin, et rongides pileti ostmine tundub olevat väga fakultatiivne värk, sellepärast, mina ostan, ma ei saa muidu magada öösse, kui ma ei osta. Aga põhimõtteliselt nii, kui rong hakkab ära minema, sa võid rongiga hüpata, sa rongis ka osta, eks ju, aga see on äärmisel juhul. Aga ma olin eile õhtul, ma tulin Ripollist, tulin Vikki, siis
95%. Tuli kontroll tuli peale, kes mul on 2 kontrolli olnud, kes nagu minust on mööda kõndinud ja ma olen ise nüüd, kuule vaata minu piletit ka või. Sa vaatad, et noh, see tüüp niikuinii on ostnud piletiks, et nad ei viitsi muga isegi suhelda. Aga jah, see nagu 95% rongist ei olnud piletit ostnud ja siis oli nagu häid vestlusi ma kuulsin seal peale. Umbes, et see oli mingi Boliivia perekond, kes noh, kellel müüdi pilet siis 19 eurot millegiga ja siis nad oi, kui ma nagu oleksin röövitud, eks ju, nad on harjunud, eks ju, kui kontrolli ei ole, siis teid nagu ilma rahata sõitma, eks. Täielik sür. Aga noh, see on see, et kui mul ei ole autot ja noh, mul ei oleks julgus ka sõita tegelikult mägiteed. Ma ei julge siiagi mägiteed autoga sõita. See on nii hirmus. Et jah, aga siis ma loksunud ühistransportidega. Ja, aga siis hotellis olen jälle nagu sellises, noh, nagu proua, eks ju, jah. Nii et jah. Aga ma arvan, ma jään elu lõpuni Butšerdasse siia Serdaaniasse käima, sest noh, siis ma käin, siis ma tunnen, et ma olen inimene, et iga inimesel on aeg-ajalt soov tunda, et ta ei ole pulstunud ahv, eks ju. See on loomupärane. Ja noh, Eestis ma olen selline, paha tunne on Eestis, sest noh, kõik sa vaatad, kuidas see narratiiv ja tegelikkus ei kattu ja kuidas on selline kurjus ja selline. Inimesed tulevad kallale kuidagi, ta sõnavabadust nagu ei ole, sõnavabadust nagu üldse Eestis ei ole või. Vaata, et mina olen nagu sellega harjunud, et keegi arvab teisiti kui mina arvan teisiti. Okei, jääme lugupidavalt eri arvamusele. Aga Eestis umbes nii, et eri arvamusele tullakse kallale. Et see on nagu, nojah. Keegi tegi, ütles mulle, et ta oleks kohe nõus hakkama Ameerika Ühendriikide teab mitmendaks osariigiks. Ja ma hakkasin ka selle mõtlema, ma oleks ka nagu. Et Ameerika Ühendriigis on näiteks sõnavabadus on püha. Et sa keegi tohi, isegi kui sa avaldad sellist arvamust, et juuksed tõusvad õuduses püsti, siis nii kaua sa ei ole nagu noh, füüsiliselt vägivaldne, sul on õigus seda avaldada seda arvamust. Eestis on nagu, tädike seda mulle tulnud ütlema, et meie siin ei mõtle niimoodi. Väga tore, aga ära mind sinna meie sisse siis nagu pane või ära mulle tule rääkima mingit euroopalikest ja ma ei tea mis väärtustest. Oh jah, nii et jah, põhimõtteliselt jah, et mina oleks nõus küll Ameerika Ühendriikide osariigiks hakkama, jah. Või tegelikult see võiks Eesti võiks reservaadi teha, et kus oleks nagu eestlaste reservaat, et me kõik enam, jah. Aga olgu. Nüüd ootavad me mõned päevad siin puhtas paradiisis. Minu hinnangu puhtas paradiisis, siis Butšerdas. Aga tänud mu jaburdamist kuulamast, nii et ma olen nagu see Tuhkatriinu, et aeg-ajalt ma olen nagu Tuhkatriinu nagu pulstunud ahv ja siis aeg-ajalt on see pidu, siis on nagu korralik daam. Et mul on praegu see hetk, kus ma olen nüüd daam. Ja Sebra on koos minuga daam. Sebra, kas sina oled muidu pulstunud Sebra või muidu oled ka daam? Mm-hmm.